Tere sulle! Maria-Kristina olen mina ja kui me ei ole veel kohtunud, siis infoks, et mul on parasjagu käsil selline põnev ülesanne ja põnev mõte, et enda jaoks läbi hammustada, kuidas õigupoolest ikkagi käib selline põnev võimalus nagu otsemüük, võrkturundus ja kes oleks siis parem seda rääkima või seda õpetama, kui mitte keegi, kes on jõudnud selles valdkonnas väga-väga kaugele. Ja Örjan Seele on sellise ettevõtte nagu Cincino üks asutajatest ja ka väga asjatundlik inimene rääkimaks siis otsemüügist, võrkturundusest, sellest ärimudelist, millest tänapäeval kõik aina rohkem ja rohkem räägivad. Tema raamat 90 päeva võiduks on see, mida me lugema hakkame. Ja ma ei teagi, mitmesse sellisesse lugemise sektsiooni see jaotub, aga iga osa puhul tegelikult on see, et kui siin on antud praktilised harjutused, siis ma tegelikult soovitan sul väga, et sa võtaksid ette ja kätte ja teeksid need harjutused ka ära. Sest nii palju olen ma küll aru saanud tänaseks, et kõigest sellest tarkusest ja teooriast on rõõmu ja kasu, aga miljon korda rohkem rõõmu ja kasu siis, kui see päriselt ka praktikasse panna. Teoorias on kõik imelihtne, et tegelikult õppetunnid tulevad alles siis, kui me tegutsema hakkame. Aga hästi, vaatame, mis on siis Örjan Seele retsept selleks, kuidas 90 päevaga saada oma äris, oma ettevõtluses üliedukaks. Sissejuhatus. Kui ma inimesi juhendan, siis kuulen ma sageli kahte küsimust. Esimene neist on, miks ma ometi kiiremini edukaks ei saa? Ja teine on, miks kellelgi teisel lähevad asjad palju lihtsamalt ja kiiremini kui minul? Kui olin alles alguses, ütleme esimese 5 võrkturunduse aasta jooksul, siis mulle tundus, et olen nagu lõksus ja mingi sein on ees, sest ma pidevalt püüdsin leida ja leiutada uusi võimalusi, uusi ideid selleks, et aidata inimestel nende äri kiiremini ja kiiremini ehitada. Mõnikord tekkis mul endalgi see küsimus, et kas see ärimudel tegelikult ikka ka päriselt töötab. Aga täna, kui minu käest neid küsimusi küsitakse, siis paneb see mind sisemiselt naeratama. Sest tänaseks olen ma täiesti kindel selles ärimudelis ja selles skeemis, mis töötab. Selle asemel, et pidevalt ajurünnakut teha ja uusi võimalusi, uusi lahendusi äri edendamiseks leida, palun ma inimestel lihtsalt mõelda korraks ja mulle selgitada, mida täpselt tegid nad eelmisel nädalal, eelmisel kuul või eelmise 90 päeva jooksul. Ja see on ka see põhjus, miks mulle endale see raamat väga meeldib. Sest vastus nendele küsimustele, kuidas kiiremini edasi liikuda ja kuidas mõned liiguvad kiiremini kui meie, on tegelikult tegutsemise hulgas. Tõenäoliselt igaüks meist on käinud arsti juures ja on juhtunud, et talle on mõnikord ka mingi rohi välja kirjutatud. Ja küsimus on siis, mida sa peale hakkad, kui sa retsepti saad? Esimene variant. Võtad retsepti vastu, jätad ta kodus sahtlisse vedelema. Teine variant. Ostad ravimid välja, kasutad ja vaatad, kuidas see tundub. Võtad rohtu ühel päeval, siis kehitad õlgu, jätad ta mitmeks päevaks vahele ja võtad järgmine kord jälle, siis kui tuju tuleb. Kui sa teed siis ühel või teisel moel nagu nimetatud, siis tõenäoliselt sa ei loe seda raamatut ka siin praegu, sest hullu haiguse puhul oleksid sa nähtavasti juba väga halvas seisus või surnud. Aga loodetavasti olid sina see mõistlik inimene, kes ravimi puhul valis variandi 3, ehk siis võtad retsepti, ostad selle välja ja kasutad ravimit täpselt nii, nagu sinu arst sulle ette kirjutas.
siis juhtub, et nädala pärast, kuu aja pärast või 90 päeva pärast, olenevalt sellest, milles oli probleem, oled tagasi jalgel ja tunned ennast paremini kui kunagi enne. 90 päeva võiduks ongi selline raamat, mis toimib nagu arsti retsept. Kui sa järgid neid juhiseid, panustad vajaliku arvu tunde, suhtled vajaliku hulga klientidega, värbad uusi partnereid ja järgid süsteemi, siis on sul 90 päeva pärast võimas, elav, äge äri. Seega järgmine kord, kui keegi küsib minu käest, miks sinu äri nii kiiresti kasvab, siis me mõlemad teame seda vastust. See on see, et sa võtsid selle raamatu ja tegid täpselt nii, nagu ma sulle siin ette kirjutasin. Eessõna autoriks on Hilde Seele ehk siis samamoodi Tsinsino kaasasutaja ja väga-väga asjatundlik otsemüügi ettevõtja. Ja nüüd tuleb Örjeni enda sissejuhatus. 90 päeva võiduks ehk siis võrkturunduse retsept, kuidas aeglast starti ravida, on kirjutatud nendele inimestele, kes tunnevad, et nende jaoks on kogu võrkturunduse ärimudelina uus. Algajana on kogu see äri, kõik see võimalus, selle toimimine, ettevõte, teenused ja tooted, millega sa töötad, sinu jaoks uued. Ja raamat on mõeldud sulle juhisena, mis aitab sul ületada erinevaid takistusi ja vaid 90 päevaga tõeliselt edukaks saada. Ma olen töötanud koos tuhandete võrkturundajatega ja olen näinud kõikvõimalikke vigu, mida on võimalik teha. Mõned kõige hullemad vead olen ma isegi ise ära teinud. Ma kirjutan selle raamatu sulle, et sina saaksid kohe täna õigesti alustada. 90 päeva võiduks on välja töötatud ja edasi arendatud minu varasemate raamatute baasil. Ja juba need aitasid tuhandetel otsemüüjatel saavutada edu ja see pakub ka sulle lihtsa retsepti, kuidas oma võrkturunduse äri ajada. Ei ole mõtet hakata ratast leiutama. Paljud inimesed on seda kõike enne sind teinud. Lihtsalt järgi juhiseid ja sa võid kindel olla, et see töötab. Ma kirjutasin selle raamatu tuginedes oma 18 aasta pikkusele võrkturunduse kogemusele. Ma juhtisin organisatsiooni, tiimi, kus oli rohkem kui 300 000 partnerit. Ma olen olnud uue otsemüügifirma loomise juures. Ma olen olnud võrkturundusäri tipus president ja hetkel juhin ma ühte kõige edukamat võrkturundusettevõtet Euroopas koos oma naise ja äripartneri Hildega. Meie omavahelised arutelud aitavad mul leida uusi vaatenurki, hoiavad mind kasvamas ning pakuvad mulle võimalust asju sügavamalt mõista. Suur-suur tänu, Hilde! Samuti olen ma saanud väärtuslikku teadmist erinevatelt kohtumistelt teiste võrkturunduse tippliidritega. Minu eriti suured tänusõnad lähevad Art Jonakile, Randy Cage'ile, Tom Schreiterile, Orin Woodwardile, Michael Klausile, Ken Dunnile ja kõikidele minu partneritele Skandinaavias. Ja palun ärge kunagi unustage, et võrkturunduses edu saavutamine sõltub teadmistest, süsteemist, tööst ja koostööst. Seega lugege raamatut ja liigume koos edasi. Örjen. Peatükk 1. Sa oled teinud õige valiku. Kui miljonärilt Warren Buffettilt küsiti, mida ta arvab võrkturundusest, siis ta vastas nii.
võrkturundus on üks kõige kasumlikum investeering, mida ma iial teinud olen. ja tõsi ta on. Võrkturundus on üks kõige kiiremini kasvav tööstusharu või ärivaldkond maailmas. Viimase 20 aasta jooksul on otsemüügis ja võrkturunduses olnud meeletu kasv erinevatel kontinentidel. Põhja-Ameerikas tegeleb otsemüügiga ja võrkturundusega rohkem kui 5% kogu rahvastikust. Aasias on see protsent isegi suurem. Taiwanis väidetavalt on umbes 20% rahvastikust need, kes tegelevad mõne võrkturundustootega. Ja arvatakse, et hinnanguliselt 14 miljonit uut võrkturundajat asub tegutsema igal aastal üle maailma siis. Miks alustada? Fate Popcorn, kes on kirjutanud bestselleri Popcorni aruanne, annab häid soovitusi. Ta ütleb nii. Inimesed elavad kauem ja nad soovivad ka vanas eas elada oma elu nõnda, et elu on elamist väärt. Nii, et elu pakub rõõmu, erinevaid võimalusi ja head tervist. Selleks, et ennast rahaliselt pärast pensionile jäämist kindlustada, alustavad paljud vanemaealised inimesed lisasissetuleku loomisega, sest oluline on leida tuluallikaid, mis ei sõltu igapäevasest tööl käimisest. Ja paljud otsustavad alustada oma äriga. Kas sinule ei meeldiks töötada seal, kus sa soovid, siis kui sa tahad ja nende inimestega, kes sulle meeldivad? Kui sa vastad ühele neist 3 küsimusest jah, siis oled teinud õige valiku, kui kaalud võrkturundust või oled otsustanud tegeleda võrkturundusega. Paljud meist on asunud mõtlema rohkem tulevikule. 1980. aastate karjäärisurve on täna asendumas. Me väärtustame aina rohkem perekonda ja sotsiaalseid suhteid ja soovime rohkem aega panustada ja veeta lähedastega koos. Me tahame teha tööd, mis oleks põnev, kus oleks arengumoment ja mis pakuks meile rahuldust ja häid suhtlemisvõimalusi. Võrkturundus pakub kõike seda ja lisaks on sul ka võimalus saada rahaliselt sõltumatuks. Jätkuv tulu või taas korduv tulu, siis ütleme nii. Mitte passiivne tulu, aga korduv tulu. Korduv tulu on selline tulu, mida sa saad aasta-aastalt pärast seda, kui sa oled töötamise juba ka lõpetanud. Erinevad popstaarid, kirjanikud, investorid naudivad passiivset sissetulekut oma nii-öelda müügiportfellilt. Aga tihtipeale tavalised inimesed ei saa ega ei oska selliseid võimalusi enda jaoks tekitada, mis passiivset tulu või korduvat tulu looksid. Võrkturundus on avanud selle võimaluse miljonite tavaliste inimeste jaoks, täpselt samamoodi nagu sinul on see võimalus. Minu meelest on võrkturundus teinud mänguvälja palju õiglasemaks ja see avab ukse ükskõik kellele ja põhimõtteliselt igaühele maailmas. Liiga kaua on kestnud see olukord, kus palgatöölistele on makstud liiga vähe palka ja võrreldes näiteks äriomanikega on nende teenistus olnud võrreldamatult väike. Kui meil tekib võimalus luua endale passiivne sissetulek, taas tekkiv tulu, siis see on üks kõige tugevamaid poolt argumente, miks hakata võrkturundusega tegelema. Kui sa tegeled otsemüügiga, kui sa hangid kliente, uusi partnereid, siis ajapikku hakkab aina suurem osa sinu sissetulekust tulema klientide kordustellimuste pealt. Ja see sissetulek muutub aina enam ja enam
sõltumatuks sinu igapäevasest tööpanusest. Ehk sa hakkad saama rahaga juba ükskord tehtud töö pealt. Siin on selline joonisekene, ma näitan teile seda lähemalt. Vertikaalteljel on sissetulek, horisontaalteljel siin on siis aeg. Ja see diagonaal, mis läheb siit ülesse, et see on siis see, mis näitab, et kui kliendibaas, siin all on kliendibaas, et kui kliendibaas kasvab, siis sissetulek suureneb ja aina vähem on vaja nii-öelda uusi müüke teha, et siin tekib selline tasakaal. Et ajas, mida rohkem on sul püsikliente, seda vähem on sul vaja igapäevaselt rabeleda ja sissetulek on ikkagi alles või kasvab. Et see on see mõte, mida ta selle joonisega edasi anda tahab. Kõige olulisem või võtmetähtsusega on see, et sul oleks äri, mis iseenesest toimib. Ja võrkturundus tegelikult pakub seda võimalust, sest ta on üles ehitatud süsteemi alusel, mis ajapikku muutub ise toimivaks. Kas sa teadsid, et üks ainuke pisike vetika molekul vee sees on inimsilmale märkamatu ja ta võib su vee sees olla, tulla, kaduda, ilma et sa seda teaksid. Aga vetika molekul on võimeline paljunema, muutuma 2 molekuliks, sealt edasi 4 molekuliks ja isegi siis on ta veel liiga väike, et teda märgata. Aga kui vetikas hakkab paljunema kiires tempos, siis siis tema kogus kasvab kiiremini, kui ta hävida suudab ja lõpuks juhtub nii, et vetikas täidab kogu vee ja muutub märgatavaks kõikidele. See esialgne vetikamolekul oli tibatilluke ja tundub vähetähtis, aga kui ta hakkab paljunema, siis vetikad jäävad ellu selles vees, hoolimata sellest, kas nad edasi paljunevad või mitte. Samasugune põhimõte tegelikult töötab ka võrkturunduses. Me kasutame süsteemi, mis on üles ehitatud kopeerimisele. Me paljundame üht ja seda sama lihtsat mudelit, et leida uusi partnereid ja kliente. Niimoodi, et 2 saab 4, 4 saab 8, 8 saab 16, 16 saab 32, 32 64 ja nii edasi. See läheb edasi geomeetrilises progressioonis. Mida kauem sa töötad süsteemiga, seda suuremat tulu sa võid sellest saada. Kasutades õiget dubleerivat ehk siis ise kopeeruvat süsteemi, näed sa kasvu ja see ongi see koht, kus sa lõpuks hakkad saama nii-öelda autoritasusid, mis on võrreldavas suurusjärgus muusikute ja kirjanike omadega ja toimivad samamoodi. Sest muusikud ja kirjanikud teenivad raha isegi siis, kui nad parasjagu ei ole välja andnud uut albumit või kirjutanud uut raamatut, sest nende eelnevaid töid ju müüakse ikka veel. Ja kui see punkt jõuab kätte võrkturunduses, siis sa koged seda, mida paljud võrkturundajad enne sind on saavutanud. Ehk siis sa saavutad maksimaalse vabaduse ja teenid samal ajal rohkem raha, kui sa oleksid iial uskunud, et võimalik on. Sa võid arvata praegu, et see on liiga hea, et olla tõsi. Ja mingil määral võib sul isegi õigus olla. Kui me mõtleme näiteks U2 peale, mis on Iiri alternatiivrockbänd, mis loodi Dublinis 1976. aastal, siis nemad on viimase 3 või rohkem kui 3 põlvkonna jooksul mööda maailma tuure teinud ja nad teenivad iga kord raha, kui nad toodavad uue albumi või lähevad uuele tuurile. Ja samamoodi sõltub võrkturundaja jääk või see nii-öelda püsiv taas tekkiv sissetulek sellest, kui edukas on sinu tiim. Seega ma tihtipeale nimetan sissetulekut ka juhtimississetulekuks. Et meie sissetulek ei ole sõltuv ajast, aga see sõltub ainult meie tegutsemisest ja selle tulemuslikkusest. Kui sa suudad olla hea liider ja arendada oma liidrioskusi, siis võib sinu sissetulek olla palju suurem ja stabiilsem kui
erinevatel rokkbändidel. 3. peatükiga jätkame homme. Et see oli selline sissejuhatus ja siit edasi saame minna veel praktilisemaks. Vot